Mul on hea meel tervitada nüüd stuudios paljude tiitlitega inimest, Riina Solman, Tallinna abilinnapea, Tallinna piirkonna Isamaa juht, Isamaa aseesimees. Tere õhtust! Tere õhtust! No nagu ikka, saatel kaks osa, kõigepealt siis vaatajate tõstatatud teemadest ajendatud küsimused ja siis natuke õpime teid ka inimesena tundma, aga alustame poliitikast ikkagi, et 2024 kukutasite Keskerakonna võimult, tsiteerin siis teid ennast, see on väärtuspõhine samm. Kõlvarti kukutamine on Tallinna jaoks moraalikompass. Aasta hiljem andsite talle võimu tagasi, leppisite kokku, et järgmine aasta saab ta üldse linnapeaks tagasi. Eks see on elu, see on poliitika, see on, kuidas on valimistulemused, see on ju matemaatika annab kokku, kellega minna koalitsiooni tegema, aga kui me vaatame nelikkoalitsiooni, kui me Kõlvarti kukutasime, siis nelikkoalitsioon aastaga tegi väga head tööd ja viimane pool aasta ainult kakles, ehk see nelikvedu ei olnud õnnestunud. Nii et läbi hammaste otsustasite, et ametikoht on ikka tähtsam kui need, nagu te ütlete, väärtuspõhised sammud ja moraalikompass. Väärtuspõhised sammud ja moraalikompass on tähtsamad, aga ütleme niimoodi, et see puudutas ka valijalt saadud mandaati 2025 valimistel, kui meile siinsamas linnatänavatel öeldi, et me tahame, et Keskerakond tuleb võimule tagasi. See oli üsna selge sõnum ja me lähtusime ka uuringutest. No, räägime kohe väärtustest veel, aga ma küsin sissejuhatuseks, palju te ise ratsutate? Üldse ei ratsuta. Palju hobustega kokku puutute? Väga harva, aga täna hommikul käisin läbi Veskimetsa ratsade baasist ja andsin hobustele purgandit, et selline tore meeleolu oleks terve päev. Põhimõtteliselt siis käisite ikkagi mehe töö juures. Peeter Solman seda Veskimetsa kohta juhib, küll palgatööl, nagu te ütlete, aga 250 000 linnalt, et see asi korda teha. Ütleme niimoodi, et see on ju linnavara. Linnal on hoolsuskohustus, seal on 60 hobust ja Peeter Solman ei puutu seal tõepoolest muud moodi asja juurde, kui et ta on seal üks väheseid töötegijaid. Aga poliitikas öeldakse ju kogu aeg, et asjad mitte ei pea olema ainult ausad, vaid ka näima ausad. Ma siinkohal vibutan näppu veel kord sotsidele, kes on nii palju avalikult valetanud selle Veskimetsa kohta, alates sellest, et Peeter Solman oleks justkui omanik. Ei ole, see on linnale kuuluv vara. Aga on see siis Tallinna linnas selline kõige hullem koht, kuhu nagu kõige tähtsama raha anda? No Tallinna linnas on ju väga palju objekte, kuhu raha on antud. Me räägime kas või siis jäähallist 300 000. Eks ole, ja kõik on rahul. Miks on kahju anda siis laste huvitegevusse raha ja linn peaks ju oma hooneid korras hoidma, aga mis mind sotside puhul eriti häirib, on väga suur silmakirjalikkus sellest probleemist nagu suure elevandi puhumine, et see on olnud nii Keskerakonna programmis, see on olnud nii Isamaa programmis, see oli koalitsioonileppes, et kuidas sellest saab üldse sellist asja suureks puhuda. Kui palju te tunnete, et teid rünnatakse võib-olla poliitikas sellepärast, et olete naine? Ma arvan, minu erakonna mehed hellitlevalt peavad oma erakonna feministiks ja kui me vaatame feministeeriumi, siis nemad nimetavad mind Eesti julgeoleku ohuks. Ja ma just mõtlen, et väga palju kommentaarides tuli just... Ma arvan, et on kaks sugu, et on mees ja naine, et see tähendab mul julgeoleku oht, aga oma erakonna mehed peavad mind feministiks. Kuidas on juhtunud niimoodi, et erakonna mehed peavad teid feministiks ja ma vaatasin, et kommentaarides tuli ikka väga palju rünnakuid ja feministid küll teiega rahul ei ole? Loomulikult poliitilises võitluses moonutatakse välja öeldud, moonutatakse inimeste sõnu, aga teate, mul on teile hea uudis. Enamik eestlasi arvab, et on kaks sugu ja sinna juurde siis on erinevaid vorme, nagu me teame, aga enamasti on kaks sugu ja noortele ei tohiks kärbseid pähe ajada, eriti kui noor närvisest süsteem alles areneb ja siis ütleme meie enda raha eest koolidesse neid kuidagi ümber programmeerima minna. Aga tuleme nüüd nende küsimuste juurde, mis teid võib-olla inimesena natuke avaksid, et lemmik Eesti laulja või ansambel? Pearu Pauluse Too Quick Start. Mis spordiala vaatate telekas, kui üldse? Tennist ja jalgpalli loomulikult. Kuidas iseloomustaksite end ühe sõnaga? Rõõmsameelne. Mis on päris esimene töökoht, kus te ka tõesti raha saite? See oli, ma olin võib-olla 15 või 16 ja me käisime Viljandi haiglas oma klassiõdedega koristajateks. Palusin teil telefoni jätta just käepärast, et mis on viimane sõnum, mis te saite? Aga see on Urmas Reinsalult ja ma küsisin seda käest selle saate kohta, sest tema on siin käinud, et kas tasub tulla ja ta ütles, et tasub küll. Aga viimane pilt, mis teil telefonis on? Ma olin eile Isamaa naiskoguga
Kuressaares ja see on siis pilt Egle Viilmaaga, kui me olime pika päeva ära pidanud konverentse, läksime Grete poodi, ostis Egle endale siis ooperipäevadeks kleidi ja mina valisin siis endale. Kaheosaline küsimus, kes on poliitikas kõige suurem konkurent? Sotsid. No, Lauri Läänemetsa kohta siis üks kompliment. Millest ta hea on? Lauri on võib-olla ka selles samas asjas, mis ma ise, et ta on rõõmsameelne inimene, aga natuke süüdimatu. Aga õhtusöök mis tahes maailma inimesega, elus või surnud, täiesti vaba valik. Ma tahaks oma abikaasaga õhtusöögile minna. Jääb vähe aega. Väga vähe aega ja tegelikult on meil alati koos nii tore, me teeme palju nalja ja naerame palju ja sellest ma tunnen puudust. Ja üks harjumus, millest võiksite loobuda? See on teleka vaatamine õhtuti, ma vaatan krimisarju, et natukene meelt lahutada, ilmselt on mul mingisugune vajadus ümberlülitamiseks ja selle asemel, et magama minna, siis lõbustan ennast. Seda ma teile pahaks ei pane. Aga aitäh tulema siia stuudiosse ja kes on siin järgmisel nädalal, jälgige meie sotsiaalmeediat ja saate talle küsimusi esitada.